Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Valitsus annab teada, et on kiitmas heaks valminud ulatuslikku riigireformi kava, mis muudab Eesti Vabariigi aktsiaseltsiks ja riik hakkab peatselt tööle nagu äriettevõte. Kulude optimeerimine on kestnud juba mõned aastad ning andnud hea tulemuse kokkuhoiu näol. Samm-sammult tuleb kõik senised suured kuluallikad muuta tuluallikateks. Igast riigi kodanikust saab aktsiaseltsi moodustamise järel aktsiaseltsi Eesti Vabariik aktsionäri ja aktsionäride koosolekutel saab edaspidi otsustada ettevõtte edasise suuna üle. Kui hästi läheb, saab maksta vahel ka dividendi ja kui enam väga hästi ei lähe, saab ettevõtte pankrotti lasta ja uue riigi teha. Venemaa kaitseministeerium annab teada, et on valmis saanud esimesed töötavad transponderid ja katsetused käivad ja esialgu on põhjust rahuloluks. Kuna valmis saanud transponderid on keskmisest hävituslennukist ainult natukene väiksemad, siis monteeriti sellele mootorid külge ja transponder suudab nüüd ise lennata. Juhtida seda oluliselt esialgu võimalik ei ole, kuna transponder on mehitamata. NATO ja teised lääneriigid on pikalt nõudnud transponderite kasutamist ja see on Venemaa-poolne vastutulek, teatab kaitseministeerium ja lisab, et ei saa vastutada, kuhu ja millises suunas transponderid liikuma hakkavad, sest tegemist on keeruliste ja küllaltki iseteadlike masinatega, aga vähemalt on nad nüüd kõikidele radaritele näha. Selle aasta jooksul võetakse kasutusele 200 iseseisvat lendavat transponderit ja see peaks esialgse vajaduse rahuldama, teatab Venemaa kaitseministeerium. Valitsusega annab teada, et inimeste toimetulek on jätkuvalt valitsuse prioriteet. Kroonilise rahapuuduse leevendamiseks on pankadele antud juhised, mille tulemusena saab peagi pangaautomaadist välja võtta ka 100-euroseid rahatähti. Alates oktoobrist ka 200-euroseid. Uuendus on suureks abiks nendele, kes pidid seni ühest kohast teise vedama suuri rahapakke. Kõige raskem oli olukord eakate ja paljulapseliste perede jaoks, kellede käed olid juba niigi poekotte täis. Ministeerium kinnitab, et töö käib edasi. Eesmärk on, et lähiajal hakkavad automaadid väljastama ka 500-euroseid rahatähti, mis muudaks inimeste elu veelgi kergemaks. Ja politsei teade. Pääsküla politsei sai eile hilisõhtul teate, et kohaliku kauplusse on sisse murtud. Sündmuspaigalt tabati 27-aastane N, nimi muudetud, kes oli veerand tundi varem koos 34-aastase Kalmeriga vanus muudetud üritanud sisse ronida tegevus muudetud kaupluse korstnast. Kuna see aga ei õnnestunud ja Kalmeri jäi korstnasse kinni, tungis Sergei, nimi veel kord muudetud, kirkat kasutades poe ruumi ukse kõrvale raiutud avausest ja varastas 20 kilogrammi juustu, toode muudetud ja 6 liitrit lauaviina. Nime pole mõtet muuta ja tarvitas suurem osa sellest koha peal ära. Tekkinud joobe tulemusena tekkis Jemeljan Kehahülgosel, nimi nüüd juba tundmatuseni muudetud, iseendaga tüli ja rüseluse käigus tegi ta kaupluse kaminasse tule. 34-aastane Kalmer, viibimine korstnas unustatud, sai kergemaid põletushaavu. Politsei pidas kurjategijad sündmuskohal kinni, tulemus optimistlikumaks muudetud ja kohtus saavad nad kindlasti teenitud karistuse, lõpptulemus oluliselt helgemaks muudetud. Kuulsite uudiseid.